Härra Vare, millised on meie praeguse aja väljakutsed? Ma arvan, neid on palju. Nagu igal ajal on neid olnud alati palju, seekord lihtsalt natuke erinevad eelmisest korrast. Esimene nendest on kindlasti julgeolekualane väljakutse, sellepärast et me lihtsalt elame sellises maailma nurgas, kus meil on permanentne julgeoleku väljakutse seoses meie mitte lihtsa naabrusega eelkõige. Aga samuti maailmas laiemalt, sellepärast et hoogu kogub uus vastasseis geopoliitilisel tasemel ja ka geoökonoomilisel, aga eelkõige geopoliitilisel tasemel, mida praegu esindavad eelkõige kaks juhtivat suurriiki, nii majanduslikus kui ka sõjalis-tehnilises mõttes Ühendriigid ja Hiina. Ja see paratamatult puudutab ka teisi, sellepärast et ka meie siin Euroopas peame mingil ajal mingites asjades ikkagi tegema nende kahe vahel tõenäoliselt kasvavalt valikuid. Nii et see on esimene. Teine on loomulikult majandusega seotud ja seda omakorda mõjutab rohepööre ja kliima soojenemisega võitlemine, mis annavad kokku väga keerulise kokteili, sellepärast et korraga tuleb nii mitmel rindel toimetada. Summad, mis selle alla lähevad, on üüratud. Vähemalt $130 triljonit on praegu esialgu hinnatud Glasgow järgselt seda vajadust, aga tegelikult on kuni 300 triljonit, rõhutan, maailma majandusmastaap on alla 100 triljoni. Ja see tähendab seda, et meil on ees mitmed kümnendid väga keerulist aega, kus tuleb üleminekuperioodi, kus tuleb uute tehnoloogiate põhiselt osaliselt ja osaliselt siis paremalt olemasolevat tehnoloogiate kasutamisel teha tõsine pööre, sealhulgas ka majanduslik, ja see ei ole lihtne. Ja kolmandaks on muidugi meil sotsiaalsed väljakutsed, mis seonduvad sellega, et uues olukorras on ühiskond väga fragmenteerunud. Uued tehnoloogiad pakuvad selleks ka hästi palju võimalusi, aga samas see on suhteliselt, ütleme niimoodi, viimaste paari sajandi jaoks suhteliselt haruldane seis. Kuni viimase ajani, võib-olla paarikümne aasta taguse ajani, tegelikult ühiskonnad olid suhteliselt rohkem homogeensemad. Erineval viisil küll, aga siiski. Ja nüüd see fragmentatsioon tähendab seda, et tekib hästi palju selliseid eri suunas liikuvaid huvisid ja nende nimel tehtavat. Ja see kokku annab siis väga kirju mosaiigi, mis aeg-ajalt kogu aeg jaotub ümber, muutub pidevalt ja nii edasi. Ja selles mõttes inimestel on ka raskem kohaneda, sest inimesed tahavad ennast millegiga samastada, aga sellist fragmenteeritud ühiskonnas on see väikene grupp väga kerge samastumiseks, aga suur lai spekter ühiskonnas enam ei ole. Mis toimub energiajulgeoleku valdkonnas? No see on üks kõige olulisemaid valdkondi praegu, mis meil laual on nii-öelda, meie ees on sellepärast, et meie tsivilisatsioon on elektritsivilisatsioon. Ja elektritsivilisatsioonina on ta eelkõige põhinenud fossiilkütustel. Samas seesama kliimapööre eeldab, et me loobume fossiilkütustest maksimaalsel määral ja suhteliselt ebatraditsioonilist inimkonna tsivilisatsiooni ajalugu arvestades ülikiires tempos, mis on omaette väljakutse. Ja see ongi tegelikult üks kõige keerulisemaid asju selle asja juures, sellepärast et me lihtsalt ei ole võimelised loobuma sellest, mis on nii nagu tahaks, sest seda ei kannata meie elulahad välja, sõna ots mõttes ei kannata välja ja samal ajal aega ka väga ei ole. Ja nagu me teame, siis keerulistel ülesannetel on ka lihtsad vastused, aga need on alati valed. Ja mina tahaks öelda, et see väljakutse on siis hoiduda lihtsatest, kuid valedest vastustest keerulistele probleemidele ja väljakutsetele. Ja energeetikas tuleb pikka sammuga astuda praegu selliste uute tehnoloogiate abil uude maailma rohkem, kui me siiani oleme endale aru andnud. Ja samas, miks on energeetika väga oluline, ta on julgeolekupoliitilist ja geopoliitilist aspektist samuti oluline, sest see muudab jõudude vahekorda maailmas globaalselt laiemalt. Ja see käib, võtame lihtsa näite, võtame näiteks nafta. Siiani on väga suures osas poliitika käinud selle ümber, mis juhtub naftaga ja kes kontrollib naftavoogusid ja nii edasi. Ja naftavoogude valdav kontroll on muuseas autokraatlike riikide käes. Nüüd nafta kadumine nii-öelda esirinnast energeetilises või energeetika maailmas tähendab seda, et muutuvad ka jõujooned, sest vajadus selle järel langeb, asendub hoopis teiste tootmistega, hoopis teiste allikatega, mis võib-olla ei ole enam nii autokraatide võimkonnas, nii et sellega koos muutub ka maailma poliitika ja meie koos sellega. Nii et igal juhul on see väga põnev aeg, aga ta on suhteliselt ebakindel, peab olema lihtsalt väga paljudeks asjadeks valmis. Mõeldes tuleviku peale, mis on need asjad, millele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama? Ma arvan, et esimene asi, millele peaks tähelepanu pöörama iga inimene, on tegelikult tema enda nii-öelda vahetu ümbrus ja eluviis.
ja olema valmis võib-olla ka selleks, et tegelikult selles uues maailmas tahes-tahtmata tegelikult selline pidev elustandardi tõusu kiire tempo vähemalt langeb, et mitte ei öelda, et nüüd lausa ära kaob ja me hakkame kuidagi oma elustandardi mõttes tagasi liikuma suures osas ühiskonnast, vähemalt arenenud riikides, aga igal juhul ei kasva enam see nii, nagu ta seni on seda teinud ja see on objektiivne paratamatus. Ja kolmandaks muidugi me peame midagi tegema selleks, et saavutada just see uut tehnoloogilist arengut, kiirendatud tehnoloogilist arengut, sellepärast et vastasel korral me lihtsalt ei suuda mitte teiste ülesannetega toime isegi tulla, kui päris aus olla. Ja võib-olla neljandaks oleks siis julgeolekupoliitilises kontekstis olema valmis mõningateks tagasilöökideks praegu, sellepärast et see uus maailmakord, mis praegu paika hakkab loksuma, paratamatult tekitavad sellist vastuolusid ja friktsioone, mille tõttu mõningaid konflikte võib ootamatult tekkida ja nendega tuleb inimkonnal elada. Loodame, et need on piisavalt piiratud ulatusega ja midagi hullu sellega ei kaasne. Härra Vare, suur tänu teile ja kõike paremat edaspidiseks. Aitäh!